Oh shit, mul on kõht lahti. Juba nädal aega voolab minust välja vedel sitt. Takkatipuks on mul veel ka päevad. Totaalne väljavool. Seni pole aidanud ei Smecta pulber, Entrostop nimelised tabletid, must tee soola ja suhkruga, kohvipuru närimine ega ka mingi eukalüpti õli määrimine kõhu peale. Hea seegi, et viibin praegu Indoneesias, kus WC-auk, kus kükitamas käia, on korteris sees ja varustatud nii vee kui paberiga. Alles paar päeva tagasi, kui kogu see jama pihta hakkas, olin ühes külas Papua Uus-Guineas, kus peldik asus teisel pool maanteed, kuudis, kus oli vaid ruudukujuline auk, kusjuures üpris väike auk, mille kohal kükitada, ja kui pisut valesti kükitasid, jäi sitt augu ääre peale rippuma. Noil kordadel, mil see juhtus, murdsin käimla kõrvalt paar puulehte ja üritasin sitta, mis oli alati pigem vedel kui kõva auku lükata. Iga kord, kui augu kohal kükitasin, jõllitas mul augu põhjast vastu kihav elu. Avastasin ennast tihtilugu tardunult jälgimas ussikeste tantsu sitas. Kujutasin ette, kuidas nad rõõmustavad iga kord, kui uus laadung värsket sooja sitta neile peale langeb. Peale ussikeste sibasid augupõhjas ringi ka hiigeltarakanid, kellest osalasid leibaluusse äärealadel peesitades. Ükskord, kui olin augu kohal juba pikemalt aega mediteerinud, sisenes auku ootamatult suur rott. Otsides toetuspinda, ettevaatlikult kombates põhja, et mitte sita sisse vajuda, lähenes ta tsentrumile. Kartlikult vurrude värinal kastis ta oma esikäpad ookerbeešikasse ollusesse ja siis pistis kiiruga midagi suhu ning juba järgmine hetk oli ta kadunud nagu tina tuhka. Elu augus kees ja pulbitses. Tundsin, kuidas ma olen osa masinavärgist, ringlusest, ahelast. Minu igapäevasest panusest on kellegile kasu. Ma olen vajalik. Sital käisin Papua Uus-Guineas üldiselt väga regulaarselt, kord päevas hommikul kohe peale ärkamist. Sita ja enesetunde järgi otsustades tundus, et toitusin tervislikult. Toit, mida sõin, koosnes peamiselt kookosepiimas keedetud erinevatest rohelistest taimedest, koos keedetud riisiga, kui seda oli, või siis seegonimelise palmitüvest välja kraabitud ja pestud kartulitärklise laadsest jahust küpsetatud leivast. Aeg-ajalt lisaks sellele menüüle erinevad magusa kartuli maitselised lillad või kollased juurikad. Kookosepiimas keedetud või tuhas küpsetatud banaanid, aurutatud rohelised pikad peenikesed või jämedatoad. Päris tihti pakuti süüa ka kohalikku kala, keedetud, grillitud, kuivatatud või suitsutatud kujul. Paaril korral õnnestus proovida ka kilpkonna hautatud liha ja mune, grillitud minikrevette, priskeid praadimise hetkel veel elusaid ussikesi ning isegi suitsutatud krokodilliliha. Väga toitev oli ka kastani maitseline tuhas küpsetatud leivavili. Vähemalt poole minu igapäevasest toidust moodustasid puuviljad. Umbes 10 eriliiki banaanid, papaia, ananas, tähevili, guava, kedondong, mis on hapukas õuna ja ploomi vahepealne kiuline vili, ja kõikide puuviljade kuningas, sügavkollane, imeliselt lõhnav ja suus sulav mango. Oh shit, mul on kõht lahti.